Tšau, Sydney. Saime lahti temast. Tere, mina olen Karl Gustav. Täna on 27. oktoober, kell on hetkel mingi 9:30, kõik magavad, kõik on vaikne, mina olen ärkvel, aga täna on üks väga huvitav päev. 23. oli Sydney sünnipäev, aga täna me tähistame seda. Aga enne seda on vaja asjad kõik valmis teha, eks ole. Aga olen praegu siin mingi Sydney tuttava juures ja me oleme Mariaga täna kahekesi, kuna Sydney läks kooli tegema mingeid asju. Ma ärkasin ka mingi 3 tundi tagasi. Eile õhtul me siis tulime Sydney ja Mariaga sealt Lõuna-Soomest ja läksime siis Põhja-Soome. Või nagu mitte pärast Põhja-Soome, aga nagu läksime lihtsalt põhja poole natukene. Jah, kus nagu Sydney elab kaugel Helsingist ja niimoodi. Metsas kuskil. Tegelikult ma võin näidata teile. No okei, see pole veel nii hull mets, aga siin on üks kuusk. Kell on hetkel mingi 9:30. Meil on igast lahedaid asju siin, mida nagu peab panema ümber ringi siia ja nagu igast õhupall peab täis puhuma. Ja igast nagu väga fun asju on siin. Loodeteks saate aru, et ma pole mingi vlogeriga, ma ei oska vlogida eriti hästi. Aga õnneks meil on siin Maria Rannavedik, kes oskab vlogida ja saate väga lahedat vlogi content'i täna. Aga praegu hetkel kell midagi, mis on ja alustame hommikut. Millega võiks alustada? Hommiku võimlemisega kindlasti mitte. Maria ärgab mingi 3 tunni pärast. Noh, aega on. Mul on nii väsinud nagu näete. Nagu on vaja sünnipäeva ette valmistada täna. Ja ma loodan, sest tuleb väga huvitav ja fun päev. Ma hiljem näitan teile Mariat ka. Nii, nüüd kell on mingi 12 või mis iganes. 12:15. 12:15 ütles Maria Rannaväli just, kõige parim vlogger ever, kes vaatab just siin. Ma hakkan müsteeriumi videot vaatama, aga meid ei tohi eespoolt näidata, sest ma olen veel väga kole, sest ma just ärkasin. Ta just ärkas ja teda ei tohi üldse näidata, nii et... Ma olen 16 tundi söönud ja siis Sidi tõi meile jogurtit ja banaani ja ma söön iga jogurti ja iga banaani ära lihtsalt. Jah, tõi meile pähe süüa, aga me elame üle, me oleme metsas, me oleme survivorid. Ma üritan nagu teha meile siin mingi selliseid riisipirukaid, aga ma ei saa, sest nagu siin on mingi 3 nuppu ja mitte üheski nupust ei lähe nagu see mingi tööle. Ma pean kohe hakkama YouTube'is vaatama mingi tutoriaale, kuidas saada mingi Samsungi mikrowave tööle. Tutoriaale, jah. Mis kordi tutoriaale? Ma ei tea. Kes ütleb tutoriaale? Tutoriaal, mina ütlen tutoriaal. No okei, mingi õpetusvideo eesti keel. Tutorial, vaat ma olen soome, eesti, inglane, kõik asjad koos, noh. Meie hommikusöök on siis selline, on riisipirukas, banaan ja... Jah, ja alkohol ja kord. Aga tegelikult ma elan sellega üle, aga Maria sellega hästi ära. Siis me vaatame mingit Bellat. Me vaatame Bella Fiori müsteeriumi videoid, mis on väga lahedad ja sobilikud Halloweeniks ja hirmsad. True. Meil pole kääre, meil lõigun teipi siin. Nagu, see on normaalne vist, ma arvan. Siia peaks tekkima fotosein ja see vaikselt valmistub siis. Siin ei ole kellegi magamistuba, aga tegime selle fotoseinaks. Ma ei saa see liiga külle pealt see valgus. Kas sa võid otsamaks lugeda? Kuidas Maria tegelikult vlogib? Siin on valgust. See ei ole mina tegelikult, sa ise panid selle valgustuse mulle. Sa ei mingi, oh my god, see on zero effortit. Ma mingi ei, see on liiga palju. See näeb nagu nii kena välja. Ei näe, see näeb külje pealt välja, ma näen liiga valge välja. Esiteks, seda tuleb maha keerata kuidagi, seda on liiga palju. Kas siin ei ole ketast, kus sa saad maha keerata ringlighti või? Oh my god, see oleks nagu õhtu, ma hakkaks mingit kummituslugu rääkima, aga täielik päev on praegu. Kuidas ma saan teda vähemaks keerata exposure'it? Ega siin ei saagi. Sydney, mis ringlight see sul on? Tal isegi pole see nagu pehme osa ei ole võrdselt, vaid ta lihtsalt on kuidagi siin peal. See on nii Sydney lihtsalt. Me leidsime kassi, mis on siin maja. See kass tegelikult elab siin, aga me jätsime ta kogemata välja. Õue. Ta koputas, aga me kavandame. Ei, ma arvan, et see oligi see krabin, kui ta üritas sisse saada. Ma nagu ei ole harjunud oma kassi sisse lasma, mul oli nagu toakass ainult vaata. Ma arvan, et ta tahtis tuppa saada ja süüa saada. Sydney ei andnud meile mingeid juhid, et me peaks seda toitma ning et ma eeldan, et Sydney juba toitis teda. Ning et laseme sul nüüd vabalt siia, hopsti. Ei ole, kusjuures õhtul ta oli mingi, et ma oleks pidanud toitma teda ja siis ei toitnudki. Meid ka ei toitnud õhtul. Mida? No täpselt, Sydney unustab ära inimesi toita lihtsalt. Meil on väga kõik segamini siin. Mu jope ja kõik on nii sassis. Küll me hakkama saame, aga nagu see sein, mida ma tegin see fotosein, see vajus kokku lihtsalt. Me peame Mariaga üles püssitama selle pärast uuesti kõik. See tuba on mega segamini, me oleme kõik nagu mõttugi kas maalid ära, et nagu peo inimesed ei ajaks midagi nagu katki või stuffi. Ja siis nagu me oleme nii palju segadust korraldanud, aga pärast kõik on väga perfektne. Me loodame, et
me väga loodame. Ma ei tea, kell on mingi 1:30 hetkel. Jumala vähe aega, siin on mingi 2,5 tunni pärast juba lõpetab. Siin tuleb 2,5 tunni pärast koju, me pole mitte midagi teinud. Ma olen paar õhupalli puhunud siia maha, eks ole. Aga nagu me ei ole midagi korralikku eriti teinud. Aga me jõuame, ma luban, me jõuame. Nüüd hakkame power tegutsema. Okei, ma tahan teile näidata praegu kiiresti seda vannituba. Maria läheb sinna pesema, aga siin on nii hirmus tal. Ja vaata, siin on 2 duši kõrvuti. Sama terve mõistusega 2 duši. Shama. Nagu ma saan sellest aru, kui on mingi, et ülirikastel on mingid saunamajad ja siis nad teevad vaata nagu mitme dušiga. Kui inimesed käivad mingi saunapidudel ja siis, aga nagu see on täiesti tavaline korter. Me teeme nüüd niimoodi, et me täidame selle ära mingi sellise mustika, mingi joogiga, see näeb välja nagu selline veri. Ühe pakki ma juba jõudsin teha, see näeb välja nagu mingi selline, siis inimesed joovad siit. Ei sisalda õnneks alkoholi. Me lihtsalt täidame need ära ja see on väga fun. Nii me üritame püstitada seda fotoboofti seina siia, mis kindlasti ei õnnestu. Nagu näost näha, siis ma olen ikka nagu mingi täiesti teibi nagu, aga siia peab püstitama siis suured linad ja see on väga raske. Ühesõnaga, me ei saa hakkama. Maria lõikab mulle teipi, ma saaksin näkku panna. Ma olen jaatu ja ma tahan kohvi ja midagi magusat ja ma tahan, et see tehtud oleks. Kiire update, kell on nüüd 3 ja ma tegin koos Mariaga sellise. Me saime hakkama sellega. Okay, see ei ole valmis, aga nagu sildi saab ise panna siia veel nagu või aidata või mõelda, nagu kuidas selle lindi saame veel panna ilusti nagu siia niimoodi. Aga praegu näeb see üsna kena välja, nagu kui näeme siia niimoodi. Siis saab väga ägedat pilte teha siin niimoodi, saab üksi teha. Siis saab ka grupipildi teha niimoodi, et kõik mahuvad siia ära niimoodi. Nagu väga palju ruumi on siin ja nagu väga hästi õnnestusime, see tuleb veel suured valgustid ja kõik asjad ja. Lihtsalt ma sain kõik need vered valmis ja siis niisugune nagu pakkus on jooki sees. Aasta oli, vaata, pooled on seda täis. Õhku oli ennem siin rohkem sees. Ma ei saa aru. Nagu see on pooled. Nii, aga mis see täis ei ole? Kas sa ei täidnud neid täis või? Ma panin need täis, aga. Nii, aga? Ma ei tea. Ma olen ülisegadus. Mul on juba ülisegadus. Ma ei saa aru, kas teised on ka kõik. Miks ta nii nagu õhku pannis on? Ma ei tea. Ma olen väga segaduses. Seda on ka mingi pooled. Tead miks vä? Gaasiline jook, need gaasid pressivad sellest kilest välja, sa pead need lahti tegema, need lähevad lõhki. Aga seda on nii palju, nii vähe seda muidu ju. Aga sa pead korgid lahti tegema. Nagu tee korgid lahti, muidu mingi plahvatavad, see gaas surub välja sellest. Okei, see ka, oi, see on mingi jumala paks juba ju. Ma räägin tee lahti, need lähevad kõik. Need plahvatavad siin. Okei, nüüd on pomm. Lõpselt pole mitte sittagi teinud. Oleme! Ma korisin kogu elutoa ära ja kogu fotopuht on peaaegu valmis. Okei. Kas on rohkem korras või? Ei, see on täitsa hea. See on väga hea. Ma ootasin vähemat. Aitäh sulle. Kõvasti vähemat. Päriselt. Sinu snappide peal. See on jumala okei ju. Ühesõnaga oleme poodi, vaatame igast asju õhtuks, siis me vaatame endale ka mingit süüa, siis me oleme. Jaa, töölis peavad ikka sööma ka ju. Me tegime küll, pole suured töölised, noh. Kuulge, tšikid, lähme trippima. Meil on üle 3,5 tunni aega. Põhimõtteliselt 3,5 tunni. Miks ainult? Selle 3,5 tunni jooksul ma pean jõudma ära meikida, ma pean jõudma. Ma pean ka jõudma. Ja, siis ma pean jõudma kõik asjad ära sittida, kõik toidud välja panema. Kõik, Ems peab oma asjad tooma veel. Ma lasin Emsil tuua küpsist, sest ma ise räätsin tõsta. Ma otsin midagi süüa, mis oleks tervislikke, mida ma süüa saaksin. Okei, me võtsime praegu palju süüa. Me pärast näitu, mida me otsime. Siit võttis praegu hunnik ajalehti endale lihtsalt lambist. Mis sa nendega teed? Koristan. Mina. Korista, sa jääd rohkem sega meie kodu nendega ju. Ei, sa paned maha ja nad imevad vett hästi ja mingi ajad ümber midagi, siis pump ajaleht peale, kõik on nii. Kaval, aga äkki mina tahan lugeda neid. Mis sa ostsid? Ma ostsin lihtsalt nii palju toitu, et ma nälga ei jää. Loodetavasti. Ma loodan, et ma arvestasin õigesti kõike. Siis on väga hästi. Ma ostsin praegu sellised piruku, mida ma juba hommikul sõin, mis on väga hea. Ma ostsin ka limonaadi ja salati. Maria otsis ka mingi salati, aga pärast siis hakkame sööma neid. Maria, lae soome keelt. Kiitä yleisöään jätikierretuella ja hyväisleväi. Väga hästi ju. Maailman lopun revi. Sa Soome kooli ei taha tulla või? Tahan küll. Saaks nii hästi hakkama. Okei, see valgus on väga halb, aga me ostsime salatid Mariaga umbes sama. Kas praegu on nagu söömise hetk või? Äkki on või? On või Sidni või? Kas praegu on nagu söömise hetk või?
On või? No mis sa teed? Ma ei teadnud ju. No mis me praegu? Ma mõtlesin, et siin paneb mind tanki jälle kuskile raudselt. Ei, me sööme kiiresti ära ja siis... Ma ei suuda, minu jaoks ei eksisteeri sellist asja nagu sööme kiiresti ära. Mul on söömine protsess, ma prepeerin oma toidu, siis ma söön oma toidu, siis ma seedin oma toitu ja siis ma puhkan peale seedimist. See on Karli saade. Sööme kiiresti toitu. Söö koos meiega. Ei. Ja. Okei, ma praegu segasin ta salatit natuke, sest oli mingi selline. Mari, sa nägid midagi naljakat unes täna? Räägi, mis sa nägid? Ma hui mäletan, mida ma unes nägin. Ma ei mäleta Mingi sommidest nägid? Oh my god, ja ma nägin mingid soomlased, oota, ma üritan meenutada. Ma ei mäleta. Kõrs on kadunud. Siin peab nagu kõrs olema. Otsi kõrs ka palun mulle. Oh my god, ju ma leidsin veel ühe asja, mis ei ole väga meeldiv. Kõrre või? Sellised asjad leidsime. Oota, ma ei saanud sihtidagi siit. Ma tahan sihtida, mida sa teed? Aga siis on... See on mingi ebameeldiv asi, ma mingi midagi siit tuleb. ebameeldiv asi. See on nii must ka, vaata. Paneme need ukse ette, kõik saavad korra vastu nägu sellega. Jaa. Tuppa tahavad saada. Lähme. Vabandust, me oleme pullit. Karl, ma pullin sind nüüd. Mind võib vabalt pullida. Oi, see oli kõvale. Tee veel. Isegi laksu hääl käis üli. Oota, oh my god. See oli clickbait ju. Maria peksab mind. Karl, sa ei räägi laksuga, kuula, oota. Ma ei näe, ma ei saa ise nagu... See tundub nagu stuudio, tegelikult on mingi selline. Nüüd on jälle natuke aega mööda läinud ja ma olen pannud juba sellise särgi selga, aga see ei ole kõik. Ma panen ka praegu läätsed ja minust tuleb täiesti teine inimene. Aga kui ma lähen esmakordselt elus panema läätsesed, ma ei tea, kuidas see läheb. Teie näete seda ka. Ma jubedalt kardan, aga kohe see selgub. Nii. Sa oled ikka nagu tutoriale nii vaadanud, sa võid väga pekki keerata oma silmad sellega. Oota, mis mõttes? Kas sa tead, et see läätse võib sul silmamuna taha minna või? Kuidas see võib siin... Kui sa ei pannud õigesti silma, kui sa ühe silma piisavalt lahti, siis ta läheb kortsu, ta läheb silmamuna taha, siis sa ei saa teda kätte sealt enam. Mitte kunagi? No ma ei tea, mu see kosmeetik, kes mulle pani, kes on teinud ära eksami seoses läätsedega, ütles, et nagu kui sa ei pane õigesti, tal on olnud niimoodi, et sa ei hoia piisavalt silma lahti, nii et see võib sul täiesti taha minna. Ega ma tahtsin küsida, et kas sa oled ikka piisavalt neid tutoriale vaadanud? Ühte. Ja tädi õpetas ka mulle seal poes. Okei, no... Aga palun. Aga paneme siis või? Oota, kuidas ma Maria teen seda? Ma hoian nagu... Ma ei tea, mulle pandi need silma, ma ise ei pannud. Ma hoian nagu vist niimoodi vaata, siis ma panen nagu... Ei, sa pead vaatama üles, sa pead käed korralikumalt ära pesema. No, muidugi, aga nagu... Ja siis sa pead ta vist silmamuna peale panema, kui sa oled veendunud, et on su silmamuna peal, siis sa pead hästi õrnalt panema silma kinni, nii et kortsu ei lähe. Ma panin liiga kiiresti, siis ta läks kortsu, me pidime välja võtma. Ja siis sa pead nagu silmad kinni panema ja siis vaatame silmadega kinni nagu üles-alla, paremale, vasakule. Ja siis hästi õrnalt lahti tegema. Ma kardan. Jala. Aitäh selle motivatsiooni eest. Palun. Paneme silmavedelikku natuke käe peale. Kas sa käed pesid ära? Ja pesin väga korralikult ära. Veega. Seepisin pole. Ta on sul valed pidide ja siis... Ei ole ju see. Jaa, aga ta peaks olema kaartus silmamuna poole. Ta on praegu teistpidi kaartus ju. See ei õnnestu mitte kunagi. Nii, ja nüüd see siis läheb. Ei läinudki. Okei, nüüd ma olen siis riietunud. Okei, mul on raske rääkida, kuna mul on hambad suus, aga te näete nüüd mind. Ega ära ehmuge palun. See olen lihtsalt mina. Olen lihtsalt mina tegelli. Okei. See on juba liiga hirmus. Edrakad on sellised. Nii, räägi Maria, kes sa oled? Ma olen Nadja Paku. Ja sina oled? No, mul ei ole osasid asju, aga ma olen sugar daddy, sest ma olen nagu raha ja siis ma olen nagu... Wow. Vaadake neid läätsesid nagu reaalselt. Ta oli nii raske panna peale, aga ta on nii lahedad. Mulle väga meeldib. Okei, nägu on vist täitsa must. Väike backstory nüüd sellele, et mis siin hakkab toimuma. See siin on Elina. Ta on Sydney sõber, eestlane, kes elab Soomes. Aga meie õppisime Elinaga juba tundma ammu Snapis.
enne meie esmakohtumist me õppisime ära ühe laheda handshake'i, mida me pidime siis Sydney ees tegema niimoodi ja vaadata, kuidas Sydney reageerib sellele, sest Sydney ei teadnud eriti, et me oleme suhelnud varem ka juba kaua. Ma mäletan. Oota, ei. Aga iga kord muidugi Sydney läks ära. Ja siis me kallistasime. Sydney, jaa. Tõsi järjeks, ma tulen. Ja ta ei näinudki. Oodake, aga ma panen ju. Okei, pidu on käimas, kõik on rahulikud, siin on väga palju normaalseid külalisi. Okei, mina on kõige ebanormaalsem siin, aga täiesti normaalne, ma olen ebanormaalne. Me peolaud näeb välja selline, ma ei tea, mis see Vansi karp seal küll teeb, aga nagu... Siin saab hääletada, aga kõige parem kostüüm on pärast. Inimesed, mulle räigelt meeldivad need õhupallid, sellised. Siin on Sydney. Siin Sven sa YouTuber oled. Nüüdsest. Ja siin on Maria. Ja siis on mitte sõnastki aru. Nagu mitte sõnagi ei saa aru, mida keegi teile räägib. Ma lihtsalt istun ja kuulan, ma mingi... Okei, jaa. Mul on siin tegelikult kink Sydneyle. Ma peaksin vist üle andma, aga ma ei tea, kas tal aega on, aga ma üritan saada nüüd tähelepanu, anda talle kingi üle. See on väga fun kingitus. See on siuke meem, nagu, jah. Ja kohe te näete siis, milline see on. Nii ilusat kingikotti sul ei ole, aga siin on sulle üks raske armas kingitus. Mulle tõesti sulle meeldib see, aga võta üks ja silmad kinni. See on mingi tsement lihtsalt. See on mingi 5 kilo lihtsalt. Võta mingi esimene asi siit. Kuhu poole ma liigutan? Ma ei tea, suva võta. See on nii palju neid või? Jaa, vastu. Kas see on see su giveaway loo? Jaa, sul ikka ühe sellise. Okei, jess! Lõpuks ma võidan giveaway's midagi. See on mingi tsemendikott, see on mingi koeratoit. Tsemendikott. Sydney potato. I love that! I genuinely love that! Mul on mingi toitu lihtsalt selleks ajaks, kui ma mingi vaene olen, siis mul on lihtsalt süüa midagi. Ma saan kartuli, tšilli, kastme ja piimiga süüa nüüd veel rohkem. Siis siin on peakingitus. Ma ei julge tähti teha. Una momento. I'm confusion. I am confusion. Oja, palun. Oota, aga mis siit maha soditud on? Tee? Tiit Marvel. See on nii palju parem, kui sa aru saad sellest. See on nii hea! Ma mõtlesin, mis asi see on. The fact, et sa ei saanud aru, see on mingi Ma üritan kogu vihjata sulle selle. See on nii hea, aga vaata, ma tegin ka nii lahe, issand jumal. We love this so much. Mingi kartul sina lihtsalt. Lähen mingi kättemaksukontori võtetele selleks. Pidu sai läbi, Maria, räägi, mida sa arvad soomlastest? Ma just rääkisin, et on väga imelikud, nagu mitte halvas mõttes, no ühesõnaga väga veider oli, nagu kuidagi teist keelt nii palju kuulata, ma olin mingi, ma ei saa mitte midagi nagu maiki. Nagu ma võiks istuda nende kõikide keskele, ma tunneks ennast ikka rõveda outcastina, vaata, sest sa ei saa mitte millestki aru. Ja nagu sa ei saa aru ka. Ja nagu isegi kui ma üritan aru saada, kuna soome eesti keel on nii sarnane, siis nagu isegi kui ma üritan aru saada, siis nagu seal tuleb ikka mingi raiskamine. Ja kui ma arvan, et ma saan aru, siis ma võin täiesti nagu teist asja aru saada, vaata. No et sinna 3 hakkame Helsingi poole sõitma, mis tähendab seda, et see kõik tuleb siit täna veel ära koristada, sest me lihtsalt... Ma just tahtsingi öelda, et nagu võiks, et noh, et nagu ma eeldasin, et me täna koristame. Meie väga ilus fotopuut kukkus kokku, aga nagu küll siin nagu saab vist olla kuidagi ikka veel. Peavaluta, mul on õudne peavalu, aga mustad juuksed, ma ei tea, need sobi mulle vist, aga nagu selle outfitiga sobib. Mul on siuke lahe keep, mis on nagu prügikott, see on lege nagu prügikott. Maksis 3 €, ma sain seal mingi karnevalipoest. Ja ma võtsin nagu riides keep, aga see on täis prügikott sõna otseses mõttes. Lihtsalt nagu tehtud selliseks kujuks. Okei, lõpetame homme selle vlogi ära ja ma lähen praegu pesema ja magama, pean läätsed ära võtma. Juuksed ära pesema ja ma ei tea, kas siin šampooni on isegi. Lähme homsesse päeva. Hommikust, uus päev on jälle. Nagu näete, mul on mingi vastipunn siin, aga ärme pane seda tähele. Siia majja tuli üks minu lemmikumaid inimesi ja ta on väga lahe, seal ta on. Maria, said lapse endale või? Mul oleks nagu päris laps. Nagu känguru, sul on nagu känguru beebi, vaata. Kas kuulsuse elu on raske või? Jaa.
mul on siin Taivi, kes on väga armas, ta on seal, ta on siit nii väike õde. Te olete näinud kindlasti teda igal pool YouTube'is, sest ta on väga kuulus inimene. Ta on väga haruldane liik, ta näeb ainult teatudes kohtades ja mina sattusin just sellesse kohta. Taivi, mis su nimi on? Sa just ütlesid seda. No vabandust. Kuna sa oled? Sa tead seda. Te ei tea tegelikult. 8 või? Aga sa ei tea. 9. 7. Tubli, ta on 7-aastane. Sul on kena tatokas siin. Mis tatokas see on? Vikingville pea. Aga ühesõnaga me hakkame kohe siis minema ära siit Helsingi poole. Ma lähen ka varsti koju siis siit. Siit on mingi 80 kilomeetrit koju, nii et siin on väga palju inimesi tegelikult. Okei, õues on ilus ilm ja me läkime auto peale. Mu see reisikott läks 2 korda kergemaks, kui ma andsin Sydney Kingi ära, mis karus mingi 6-5 kilo midagi sellist. Magasime mingis sellises kohas, mis on nagu mingi tehas või midagi. Mis on nagu siuke... Kas ei räägiski mets nagu, aga kuskil seal on mingi mets, eks ole? Ja see ongi suur põld ka tegelikult. Mari, kas sa lapsendad ära või? Jaa, minu tähendab ammu lapsendatud. Ta on mu tütar. Mulle ka kalli või? Nii armas. Kus sa võid lükkad? Lükka vette! Nüüd me oleme siis lõpuks ometi autosse jõudnud, sõidame ära. Ma annan teile väikse vihje, kus kohas Sydney elab. Vaadake välja. Arvake ära. Kõik ilmuvad mulle ukse taha nüüd. Kõik tulevad ukse taha nüüd kohe. See on väike õde Tairi. Mitte Taivi, vaid Tairi. Sydneyl on õde Taivi ja Tairi. Nii, millest me rääkima pidime? Sellest, kuidas meile meeldis või? Jaa, kuidas oli reis? Teile meeldis olla? Mulle väga meeldis reisida oma koduküla. Mulle meeldis, mis siis ma olin väga stressis, sest ma olin just nagu tagasi tulnud reisinud, aga mul oli kõigist väga lõbus ja mul polnud nagu... Mul ei ole väga reisimistunnet, kui ma Sydney juurde tulen. See on niisugune tunne, nagu sõidaks oma mingi suure aja juurde, lihtsalt mingi 100 meetri kaugusele. 100 meetri kaugusele. Mul oli täiesti nagu see reisimistunne, sest nagu ma ei ole eriti põhja pool Soomes käinud. See pole põhi isegi. See ei ole isegi, nagu reaalselt see ei ole üldse põhja poole. See on nagu idelasse. See on minu kodust natuke nagu kõrgemal pool. Mingi mapi peal mingi 2 millimeetrit. Aga nagu... No pole Sydney pool siin Soome pool käinud. Siin oli mingi... Ma sain just aru, mis asi see oli, mis siin tee pealt üle läks. Ma nägin, et mingi junn liikus oli. Ma mõtlesin, et see on mingi pruusaks. See oli fucking baby hiir lihtsalt. Oh my god, ma mõtlesin reaalselt. Ei ole nii rõve, mul on nii siit olla nüüd. Ma reaalselt arvasin su reaktsiooni peale, et meil hakkab mingi kloon kuskilt metsast vastu jooks. See oli mu esimene reaktsioon. See oli siuke pisike jooksis üle. Fui, kui rõve, disgusting, ma ei näinud. Ühesõnaga, mina elan nagu sellise linna pool, kus on nagu kõik poed ja kõik asjad nagu kohe kõrval. Aga siin ei mitte midagi kõrval nagu eriti. No, sul on põldu ja metsa lihtsalt kõik kohad täis. Aga aitäh, et vaatasite seda vlogi. Oodan, et teile meeldis see Sydney loodab ka, et teile väga meeldis see Tairi loodab ka ja Maria ka muidugi. Ja mingi follow ka meid kõiki, meie Instagramid on all descriptionis. Tegelikult mind ei pea followma. No siin on kõik follow niikuinii. Aga näeme järgmises videos. Olge lahedad. Olge muhedad. Ja tšau.